Tähtis on sõita piisavalt väikese kiirusega. Aeglustamisel ei tohi liiga palju koormata rehvi haardumist. Kui tõhusa peatumise võimalust ei ole, tuleb eelnevalt olla ootamatuteks situatsioonideks valmis, sõites ettevaatlikult. Pidurdusteekonna pikkus on sõltuv sõidukiirusest. Kui möödasõitja sõidukiirus on kahekordne, siis pidurdustee on neljakordne. Kontrollitud pidurdamine on libedamagi teega võimalik, kui vaid kõik rattad pöörlevad pidurdamise ajal vajaliku kiirusega. Kuival asfaldil on pidurdustee vaid murdosa suurune võrreldes jäise teepinnaga. Sellise haarde erinevus eri ratastel tekitab äkkpidurdamisel vältimatu külglibisemise. Kui kõik rattad pöörlevad pidurdamise ajal, säilitab sõiduk oma kontrollitud suuna. Piduripedaali tuleb järgi anda, kui juhitavus kaob, kas või hetkeks. Juhi ja aeglusta. Juhi, aeglusta. Maanteetingimustes sõidutee kalded ja teepinnalainetus raskendavad efektiivset pidurdamist. Pidurdamise ajal ei tohi rooli valitud suunalt ära keerata. Blokeeritud rataste taas pöörlema asumisel liiguvad nad kohe selles suunas, kuhu nad on pööratud. Igal autojuhil tuleb kasutada pidureid ka libedaga sõites. Seepärast peab pidurdamist harjutama nii palju, et rataste blokeerumist osatakse ära tunda. Aastate ja tuhandete sõidukilomeetrite läbimisel satub igaüks kunagi sellisesse olukorda, kus hädapidurdamine ja kokkupõrke vältimine on vältimatud. Üllatusolukorras vähendatakse hädapidurdamisega kiirust. Pidur ja sidur korraga põhja. Auto satub libisemisse. Kui pidurdusteest ei piisa, lase pidur lahti. Kui sidur on põhjas, hakkavad rattad pöörlema ja takistusest saab mööduda. Juht on märganud takistust, pidur ja sidur põhja. Pidurdusteest ei piisa, pidur lahti. Kui sidur on põhjas, hakkavad rattad pöörlema ja juhitavus taastub ning takistusest saab mööduda. Kordame veel kord. Hädapidurdamisega vähendame kiirust.
Kogu haardumine kasutatakse kiiruse vähendamiseks. Pidurdusteest ei piisa. Laseme piduri lahti. Sidur on põhjas ja sõidame takistusest mööda. Teel olevat takistust ei tohi jätta lõksuks järgmisele autole, vaid see tuleb koheselt sõiduteelt eemaldada. Raskete sõidukite pidurdustehnika ja sõiduki valitsemise põhimõtted on samasugused. Äkkpidurduste puhul kaob rehvide haardumine ja sõidude mõned kohad tekitavad tugeva külglibisemise. Sirgel teel määravad haardumiserinevused ja sõidude kalded ära libisemise suuna. Juhitavus taastub alles siis, kui piduripedaal vabastatakse ja rehvid saavad hakata pöörlema. Maailma juhtivad autotehased on arendanud erinevaid mitteblokeeruvaid pidurdussüsteeme, lihtsustamaks pidurdamist. Automaatne blokeerimisanduri ja väike protsessor välistavad rataste pöörlemise peatumisega tugevaima pidurdamise ajal. Mitteblokeeruv ABS-süsteem moodustab äärmiselt tundliku pidurdusmehhanismi auto igale rattale. Äkkpidurdamise ajal ei ole auto, vaatamata rooli keeramisele, juhitav. Kui rattad ei blokeeru, on auto juhitav ka efektiivse pidurdamise ajal. Mitteblokeeruva pidurdussüsteemi kasutuselevõtuga saaks vähendada üllatuslike pidurdusolukordade poolt põhjustatud õnnetusi. Aga tehnilistest täiustustest olulisem on autojuhi enda suhtumine liiklusohutusse. Piisav pikivahe eessõitjaga, teeoludele vastav sõidukiirus välistavad üllatused juba eelnevalt. Maantekiirusega sõites on juhi käsutuses tohutud liikumisenergia jõud. Vastutus enda ja ligimise turvalisuse eest tähendab kaugel ees olevate olukordade ennetamist ja õige sõidukiiruse valimist.